Täna teeme tõelist poismehe toitu ehk tatraputru. Ja selleks ei olegi palju vaja. Siin on ainult tatratang, sool ja mina panen siia sisse ka konservi ja natukene võid. Võtsin ka väiksema poti, sest suurt ei ole ju mõtet selle väikse koguse jaoks võtta. Kõigepealt on siis vaja 2 detsiliitrit tatratangu, siis 2 supilusikatäit võid läheb sisse. Aga selle ma panengi kõigepealt sellepärast, et võis on tarvis ka tatart natukene kuumutada. Nüüd pole muud kui kööki ja toimetama. Pliidi kütmine võtab veel natukene aega, aga varsti peaks saama tatart või sees praadida ja pärast hautama panna. Puupliidiga on see hea asi, et kui vahepeal kipub tuli natukene liiga suureks minema, et hautada, siis tuleb lihtsalt pott natukene jälle teisele poole tõsta, näiteks teisele plaadile, et ta saaks vähem tuld. Nii, umbes pool aega on nüüd see pott podisenud seal ja sellepärast ma panengi sinna soola sisse. Ja üsna lõpupoole siis läheb ka konserv sisse. Ja ongi meie poismehe roog valmis. Muud kui hakkame sööma.